salmist ja 13. salm, aga peatükk ise räägib meile apostli ühest igatsusest ühineda Kristusega. Kuigi võiksime ju öelda, et ta oli ju sellise usukogemuse saanud, et mis tal veel puudu oli, ikka igatses. Aga see on huvitav, mida Paulus ütleb, et jah, olgugi, et tal oli selline kogemus olemas, ta tundis ennast ikka inimesena, mitte inglina. Ta tundis ikka, et ta on ikka seesama nii-öelda inimene, kellel ei ole tiibu, kes võitleb samade asjadega, millega nii-öelda tolle aja inimesed ikka võitlevad. Aga ta ütleb ühe huvitav asja siin 13. Vennad, ma ei arvagi, et ma olen juba selle kõik kätte saanud olema. Aga ühte ma ütlen, ma unustan ära, mis on taga ja sirutan sinnapoole, mis on ees. Tähendab, aeg-ajalt tuli Paulusel hetki, kus see vana asi kippus üles tulema. Ja selle koha peal Paulus oli päris kitsas kohas. Aga siis ta ütleb midagi väga olulist minu meelest. Ma unustan ära, mis on taga. Ja ma sirutan ees oleva poole. Pauluse silmad nendes olukordades, kui ta tundis, et see vana asi tahab hakata tulema kuidagi moodi tagasi. Ta ütles, selles olukorras ma midagi teen. Ma tõstan oma silmad sellelt vanalt ära ja sirutan ees oleva poole. Ma arvan, et meil igal ühel on oma elus ja võib-olla, et on tänagi ja kindlasti on nii mõnelgi mingid asjad, mis on vanad asjad nii-öelda. Ja me oleme Jumala lapsed, me kiidame Jumalat ja teenime teda kõigest oma südamest, kõigest oma väest. Aga elus tuleb ikka hetki, kus inimene kuidagi kukub mingisse kohta, kus vanad asjad kipuvad meelde tulema ja siis on väga, väga raske teinekord. Mida Paulus tegis? Vaatas ees oleva poole. Ma mõtlesin, mida mina pean selles olukorras tegema. Vaatama ees oleva poole. Aga mis seal ees on? Jah, Kristus on mind kutsunud. Et ka nendes rasketes olukordades, kui ma võitlen mingite vanade asjadega veel, kõik ei kao niimoodi nipsust. Et tuleb Jumal juurde, kõik on läinud. Ikka. On see mõtteviis, on see mingi tegu või harjumus, millega inimene seob. Mõni võitleb sellega aastaid, mõni kuid. Ja vaata, kui niimoodi pikalt oled võidelnud mingi asjaga, siis ühel hetkel tekib selline tunne, lootusetus tunne, ma ei saagi sellega hakkama. Ei tulegi välja. Ei saagi hakkama. Ja see ei ole kerge olukord. Aga ma mõtlesin, et huvitav, tuli nagu väike laps silme ette. Kellel teil siin lapsed on, need teavad ja me ise oleme olnud lapsed. Vaata, kui väike laps hakkab kõndima õppima. Ajab ennast mingite asjadena püsti, proovib esimese sammu ja prantsatab pikali. Tõuseb jälle püsti kuidagi, vahel nutab ka seal. Ja vahel vihastab ka seal, kui kukub, et jama lugu. Aga tõuseb jälle kuidagi moodi, teeb jälle paar sammu ja jälle pikali maas. Kui see laps nüüd mõtleks niimoodi, et ja ta oskaks võib-olla juba rääkida ja ütleks oma ema-isale, et ema-isa, ma arvan, et kõik ei peagi kõndima. Ei ole ju õige, onju. Jah. Ja siis ta ajab ennast jälle püsti. Paneb juba 10-20 sammu. Tohut häppi, ema, isa on häppi, laps kõnnib. Ja siis korraga pirangi. Jälle kukub. Ja niimoodi võib juhtuda mitu korda. Päris pikalt võib juhtuda. Aga üks päev jõuab kätte. Kui see laps kõnnib ja ta jookseb. Ja enam ei kuku niimoodi, kui ta alustas.
mõtlesin, kui palju tegelikult see kõneleb sellest minu enda elus. On mingid asjad, mis sa arvad ühel hetkel, et no nendest ma võitu ei saa. Ja kui ma nüüd jätaksin järgi selle koha peal, siis tõepoolest ei saagi. Aga kui ma jälle tõusen püsti, ehk jälle proovin Jumala abiga sellest asjast vabaneda. Vaatamata sellele, et ma olin mitu korda kukkunud ja vaatamata sellele, et keegi ütleb, et sinust ei saagi asja. Aga kui ma ikka proovin veel, siis ma usun, ma siiralt usun ja ma olen kogenud oma elus seda. Üks päev jõuab kätte ja ma olen sellest asjast vaba. Miks? Sest ma ei jätnud järgi ja ma hoidsin oma silmad temal, kes mind kutsus. Ja see on paljud inimeste elu, mis tähendab seda, et kui juhtuvad ähvardused, kui juhtuvad sellised prohmakad, mis on ikka juhtunud nii Taavetil kui paljudel teistel jumalameestel, ei tasu jätta pooleli. Ei tasu lüüa käega ja mõelda ja öelda, ei, minust ei saa asja. Me ei tea alati ja ei oska seletada, miks Jumal mingitel asjadel laseb juhtuda mingi ajaperioodi. Aga see ei tähenda sugugi, et ta oleks siin maha jätnud. Kui laps õpib kõndima ja kukub, kas ema isa jätavad ta maha? Sellepärast ei jäta. Nad on ikka temaga koos ja püüavad teda julgustada, püüavad teda aidata. See on täpselt see pinnu ja palgilugu, eks ole. Selle asemel, et näidata näpuga, tuleb tõdata appi ja julgustada ja kinnitada ja öelda, ära jäta pooleli. Saabub päev, kui see asi on su elus võidetud. Ära jäta siinkohal hetkeks, seda ootab inimene mõelda, et sa nüüd lõpetaksid. Ära jäta pooleli. Üks päev saabub ja sa oled vaba. Ma olen su kõrval, ma toetan sind, ma aitan sind ja me läheme koos sellega läbi. Mis arvad, kui autot juhtides kogu aeg vaataks taha peeglisse ja tahab jõuda sihtmärgi, kas ta jõuaks? Ei jõua. Mida ta peab tegema? Ta peab vaatama ettepoole, et jõuda sihtmärgid, eks ole. Tahavaate peegelt on aeg-ajalt vaja. Aga kui ainult sinna jääda vaatama, siis asi läheks tagurpidi. Ta ei jõuaks kunagi siia. Me võime leida mitmeid hea olukordi, kus me oleme siis kraavid. See on hirmus. Ja Paulus selle samaga ütleb, et ma ei arva, et ma olen täna seal, kus ma võiksin olla. Mis annab mulle tohutu julguse. Paulus, kes sai sellise nägemuse ja ütleb sellise sõna välja, et ma ei ole seal, aga ma ei jäta pooleli. Vaid ma liigun selle poole, vaatamata sellele, mis on need takistused ja kitsikused ja mis on need katsumused. Ma liigun edasi. Ja ma arvan, et see on üks väga hea õppetund minule endale, aga üldse kristlastele ka ja inimestele. Ei tasu kohe pooleli jätta, kui mingid asjad momentaalselt ei juhtu või ei õnnestu. Nendega tuleb edasi liikuda, tuleb Jumalat usaldada, nendega tuleb tegeleda. Ja üks päev sa näed, et sa oled võitja. Sa tuled sellest asjast läbi. Mõni saab sellega võib-olla üks nädal ja ta on läbi. Teine käib 1 kuu, 3 käib 1 aasta, 4 käib 10 aastat. Aga kui ta jätab pooleli, siis saabub päev, kus see asi saab võidetud. Ja Jumal on tõotanud meid kõiges selles aidata, mis minu meelest teeb olukorra nagu väga selliseks lootusrikkaks. Kui mina ei suuda ja ma olen käpuli maas, siis tuleb hea isa, see sama helde ja armuline isa, kes ei näita mulle mitte näpuga, vaid tuleb, paneb käe alla ja ütleb, proovime 1 korra veel. Äkki nüüd õnnestub. Ja äkki õnnestubki see 1 kord. Võimalik, et see 1 kord, kui ta pani käe alla, mingi momendini sa suutsid ja jõudsid ja saidki. Aga siis mingil hetkel tuli väike libastus ja sa kukkusid. Kas sa pead jääma sinna? Ei. Tuleb uuesti Jumala abiga püsti ajada ja edasi liikuda. Ja mida see teeb ühe inimesega
lõpuks ta teeb inimese tugevaks. Ta suudab ühel hetkel vastu seista vaenlase kavalatele rünnakutele. Miks? Sest ta on õppinud. Kujutage ette. Ristija Johannes seisab Jordani jões. Rahvas tuleb massidena tema juurde. Ja korraga selle rahva hulga seas on Jeesus ise. Ta tuleb ristija Johannese juurde, Johannes ristib teda. Ja mida siis Piibel ütleb? Ja Jumala vaim ajas ta kõrbe. Igal ühel tuleb oma kõrb läbi käia. Midagi pole teha. Aga mis kõrbes juhtus? Piibel ütleb, kui Jeesus sealt välja tuli, siis ta tuli sellest kõrbest välja vaimuväes. Ehk need katsumused ja kitsaskohad teevad inimese Jumala abiga sellest tugevaks. Ja see inimene suudab ühel hetkel aidata ka teisi inimesi. Sest ta teab, mida see tähendab. Ma ütlesin, Paulus, sa oled ikka tark mees. Sa oled tõesti tark mees, sa tead täpselt, mida sa ütled. Probleem on vahest sellest, et mina ei saa aru alati kõigest. Ja siin ei tasu ka meelt heita, sest see on ka üks protsess, kui me õpime Jumalat tundma. Sa lähed ju kooli ka, sa hakkad lasteaiast pihta, ega sa ei tea kõiki asju. Sa lõpetad kooli ära, sa ei tea siis ka kõiki asju. Sa oled oma voodiserval ja võib-olla teed viimast hingetõmbet, sa ei tea siis ka kõiki asju. Terve elu me õpime. Ja terve elu me õpime ka Jumalat tundma. Igal uuel hommikul, nii nagu Vilmi sina ütlesid, et sa kuulasid Jumala sõna, jälle sa midagi said tead, mida sa varem ei näinud. Tähendab, Jumal on niivõrd rikkal ja sealt on ammendamatud need tarkused ja eluväärtused. Ja see on ka see, et sinule on antud võimalus. Kas sa tahad nendega arvestada või mitte? Jumal ei suru ega pressi mitte midagi kellelegi vägisi peale. Aga ta on teinud ühe unikaalse võimaluse inimese jaoks. Inimene saab suhtesse elava Jumalaga, oma loojaga, läbi Jeesuse Kristuse. Ja selle ta on teinud võimalikuks selleks, et aidata inimest. Jumal ei ole ühegi eksinu peale pahane. Vastupidi, ta tunneb tohutut rõõmu, kui ta saab ühte eksinut aidata. See on hämmastav. Temal seesama kadunud pojalugu, millest ka kirjutab, näitab väga ilmekalt seda Jumala armastust eksinud inimese vastu. Ja ka see, et Jumala heldus ajab lõpuks inimese meeleparanduse. Mitte käsk ega näpuga näitamine ega viha, vaid see on Jumala heldus. Ma mäletan oma lapsepõlvest, kui ma mingi pahandusega hakkama sain ja kui vanemad nii-öelda liidasid, siis oli teatud kohtades õigustatud, aga mida see minuga tegi, see tekitas trotsi. See tekitas viha, aga oli ka olukordi, kus oli vanematel tarkust ja nii-öelda armastusega suunasid pilgu sellele hoopis teise nurga. Ja vaat see muutis. Ja täpselt Jumal teeb meile sama. Tema heldus. Isegi kui ta ikka osutab oma heldust sulle. Ja lõpuks ei suuda enam nagu seda taluda, et sa midagi tahaksid sihilikult teha. See kaob ära, aga ikka juhtub asju. Teadmatusest ja alati mitte võib-olla sinust olenevalt ja sa eksid. Aga Jumal on hea, Jumal on armuline, ta ütleb, et kui sa tuled minu juurde ja palud andeks, siis ma annan sulle andeks. Mina ei tea ühtegi teist sellist Jumalat, kes selliselt inimesega käitus. Inimesed lähevad ja otsivad nii-öelda kivikestest ja nikerdatud kujukestest seda võimalust. Aga need on tummad. Need ei räägi midagi, pane tuli otsa, põleb ära. Löö haamriga kivi puruks, pole enam. Aga Jumalaga see niimoodi ei saa teha.
Jumal elab. Ta kõneleb. Isegi siis, kui inimene püüab oma südamukse sulgeda, Jumal ikka kõneleb. Ikka koputab vaikselt niimoodi ja annab märku, et ta on olemas. Et selles mõttes on ikkagi see Jumal, kes on loonud taeva ja maa ja kes on loonud inimese, üks võrratult suur tugi inimese elus. Ja siin on kõik tegelikult inimese sünnist kuni tema surmani ja peale surma ära seletatud. Ja väga hästi seletatud. Ja kui inimene õpib tundma Jumalat tema sõna kaudu ja tema sõna läbi oma teede, siis ühel hetkel see inimene ongi õnnelik. Ta ongi lihtsalt sellepärast õnnelik, et ta tunneb Jumalat. See teeb inimese õnnelikuks. Nii nagu Taavet ütles, et minu õnn on see, et ma saan olla Jumalale ligi. See oli see osadus, mis tal oli Jumalaga. Ja kes piiblit on lugenud, te teate, kui palju oli Taavetil neid, kes teda taga kiusad. Kui palju oli tal olukordi, kus küla maha põletati, naised, lapsed viidi minema. Tal ei olnud mitte midagi. Ja siis ta nuttis, kuni ta enam ei jaksanud nutta. Ta oli sellises olukorras. Ja siis ta ütleb, aga minu õnn on see, et ma saan olla Jumalale ligi. Ma olen lugenud viimase aegade raamatuid, mis räägivad surmast ja surmast ettevalmistamisest inimese elus. Tõsised teemad. Aga sealt ma näen neid inimesi, kes tunnevad Jumalat nii-öelda, kes on oma elu Jumala kätte usaldanud. Ja loen neid lugusid ja loen neid, kes Jumalat tunneb. Milline suur vahe. Öeldakse ja püütakse vältida surmast rääkimist ja pigem rääkida elust. Loomulikult, elu sees me oleme, aga meist keegi ei saa teha olematuks seda, millele me oleme vastu minemas. See lihtsalt tuleb ja ühel hetkel on ta käes. Ja see küsimus, kas mina olen valmis ja kas ma olen valmistunud, on tegelikult väga oluline üks elu osa. Ja apostel Paulus sellest ka räägib ja sellest õpetab ja Jeesus seda räägib. Ja küll on hea, kui sa tead, mis need asjad on sinu elus. Ja täna veel, piibel ütleb, et Jumala arm on kättesaadav. Ta on olemas igal ühele, kes tema nime appi hüüab, selle ta päästab. Ja tänu Jumalale selle sõna eest, mida teie projektised jagasite ja mida Paulus meile tegelikult on jätnud, et see on unikaalne. See aitab tulla läbi ka kõige raskematest olukordadest, kõige kitsamate kohtadega. Oled sa noor või oled sa vana, vahet ei ole, tead, Jumal suhtub igasse inimesse. Täpselt nii, nagu ta suhtus oma kallisse pojasse Jeesusesse. Ja see on armastus. Vahel see sõna nagu kuidagi läheb tühiseks, nagu sõna kõlksuks me näeme. Aga tegelikult on see ikka tohutu võimas, see armastus, millest Jumal sõna räägib ja mida ta osutab inimesele. Olla armastatud oma looja poolt on midagi tohutult väärtuslikku. Isegi nende katsumuste sees, kui me kukume ja komistame, ta on lähedal ja tasub appi hüüda nendes olukordades. Nii et mind julgustas nagu see, et Pauluse sõnum seal, kui ta räägib sellest, et ma ei arva ka, et ma kõik olen juba kätte saanud, aga ma sirutan selle poole ja ma unustan ära, mis olid taga, need halvad asjad. Ma vaatan selle, mis sees ootab, kuhu poole ma liigun. Ja siis inimene saab jõu tagasi. Saab korraga nagu mingisuguse poweri enda sisse tagasi, et ta jaksab jälle minna. Mul ei olegi kõik asjad lootusetud. Kõik ei olegi minu jaoks läbi tead. Mul on veel võimalus. Ja uskumatud asjad, mis on juhtunud inimeste elus, eks ole. Lugesin ka sealt lugu, et inimesele avastati vähk ja ei antud enam mingit lootust. Ja siis, kuidas ta Jumalat usaldab ja ei olegi peale kedagi teise, kui Jumal ongi tema jaoks. Ja siis ühel päeval läheb analüüsi andma
ja kõik on kadunud ja kõik on korras ja inimene on täiesti tervis. Sa loed ja mõtled, et vau, millised lood on. Inimene lihtsalt siiralt usaldas Jumalat. Ja asi juhtus. Ja ega me ei oskagi lõpuni ära seletada, kui ütlemegi, et see on Jumala ime. Et see on Jumala sekkumine. Mis väga selgelt räägib sellest, et Jumal on olemas. Ei ole kahtlustki. Täna me istume siin laua ümber ja kõik me oleme ühed imed. Vaatamata sellele, kui palju me